Lugupeetud publik, täna kutsun teid tuhandete aastate taha mustkunsti hälli juurde Muinas-Egiptusesse. Kujutage end iidsel turuplatsil. Inimesed saagivad, ostlevad, aga ühes turunurgas seab ennast valmis silmamoondaja. Ta võtab välja sädelevad anumad, tõstab need kõrgele ja võidab hetkega terve turu rahva tähelepanu. Iseenda teadmata on meister näitamas rahvale trikki, mis saab hiljem üles tähendatud kui kõige vanem trikk kultuuriloos üldse, absoluutne klassika, topsid ja pallid. Topse oli kokku 3. Järgnevalt võttis mustkunstnik välja võlukepi. Näitas, et see on mõlemalt poolt ühesugune. Ent kui ühte kepi otsa hõõruda, tuli sealt välja esimene pallikene esimese topsi tarvis. Kepi vibutuse peale ilmus teisest otsast teine pallikene teise topsi jaoks. Eriskummaline polnud mitte ainult võlukepp, vaid olid ka topsid. Näiteks rahvasuu ja mitmed ajalooürikud kinnitavad, et toore jõuga olla võimalik lüüa pallike läbi kruusi, sest kruusis peituvad salaauk. Viimane 3. pallike ilmus kepi 2 maagilise vibutuse peale täpselt sinna, kuhu oli vaja. Egiptuse lõõskava päikese all hakkas meistril peagi palav. Ta eemaldas peakatte ning jätkas trikki. Silmamoondaja lubas publikule, et muudab jälgimise lihtsamaks. Võttis palli, pigistas seda, võlukepp langes ja kerake oligi kadunud. Teine pall kadus kepikese piruetiga. 3. kera oli aga kõige kummalisem kaduma, sest artist jättis käe avatuks. Nii oli kõigile selgelt näha, mis hetkel pallike järsku haihtus ja kõik need kerad rändasid otse kui imeväel tagasi oma pesadesse. Mustkunstnik oli lubanud jälgimist lihtsamaks muuta, mistõttu ta eemaldas laualt 1 topsi ja 1 palli. Nüüd palus ta rahval laual olevad esemed üle lugeda, järele olid jäänud 2 topsi ja 2 kera. Kattis mõlemad pallid topsidega, tegi sõrmenipsu ja juhtus midagi müstilist. Pallikesed olid oma kohad vahetanud. Tahtejõuga on võimalik lüüa pall ka läbi 2 topsi. Mängust läksid välja veel 1 pallike ja 1 tops, mis jättis jälgimiseks ainult 1 topsi ja 1 palli. See oli meistrile kõige keerulisem olukord. Ta võttis kera, pani selle taskusse, tegi sõrmenipsu, kuid kerake oli ikka veel taskus ja topsi alune tühi. Nüüd palus ta rahval julgelt oma mündid mängu panna. Seda egiptlased sama himuliselt ka tegid. Mida nad ei teadnud aga, oli see, et tegu on kavala lõksuga. Kui nüüd rahvas pakkus, et pallike läks taskusse, siis võlur näitas elegantse liigutusega, et topsi alune on tõesti tühi. Kuid ainsa nipsuga oli seletamatul moel järsku kõik vastupidi. Pallik oli rännanud topsi alla ja petetud inimeste mündid kõlisesid silmamoondaja kukrus. Meister soovis, et kogu trikk lõppeks üllatusega. Ta lasi publiku seast ühel inimesel endal valida kruusi. Tegi maagilise žesti ja topsi alt ilmus välja. Kui oleks valitud teine kruus, siis tulnuks sealt välja ja viimase topsi all varjas ennast. Et tururahvas tunneks siiski rõõmsana ja rahuldatuna, jagas mustkunstnik need täiesti tasuta laiali. Kuidas aga mustkunstnikke muistses Egiptuses tasustati? Ei antud neile ei kulda ega karda, maksti telliskivides. Ja kui kõik omaaegsed mustkunstnikud oma kivid kokku panid, siis ehitati vaaraude aoks püramiidid, mis kujuneski suurimaks trikiks kogu maailma kultuuriloos. Tänaseks aga lõpetame. Tänan jälgimast, loodetavasti kohtume peagi lähitulevikus. Olge terved ja mõnusad!